Igaüks võib ausalt öelda, et ta vahepeal valetab. Näiteks võime päästa end haigestumise ettekäändel mõnest vastumeelsest kohustusest. Ometi võib valetamine kaasa tuua ka tõsisemaid tagajärgi, kui seetõttu pääseb valelik kurjategija õiglasest karistusest. Aga kuidas valevorste vahele võtta? Kahjuks on reaalses elus valetamist üsna raske kindlaks teha. Valedetektorid mõõdavad näiteks inimese vererõhku ja higistamist ning eeldavad, et tõerääkija on rahulik, kuid valetaja närviline. Teaduslikult pole sellist aparaatide töökindlus aga kinnitust leidnud. Oleme ehk igaüks tundnud end lennujaama turvakontrollis ärevana, olles seejuures mitte midagi valesti teinud. Seetõttu töötavad psühholoogid koos kriminalistidega välja uusi meetodeid, mille abil valesid tuvastada. Üks sellistest meetmetest seisneb järgnevas. Ülekuulatavatele tutvustatakse fakti, et pikemate vastuste tõesust on kergem analüüsida, sest esineb rohkem võimalusi vasturääkivusi tuvastada. On leitud, et selline sissejuhatus muudab tõerääkijad jutukaks ning valetajad napisõnaliseks. Uurija saab aga lisaks vastuste sisule jälgida ka nende pikkust. 2020. aastal läbi viidud eksperimendis võrreldi seda meetodit traditsioonilise ülekuulamisega. Viimase puhul suutis uurija valetaja või tõerääkija tuvastada kõigest 50% juhtudest. See on sisuliselt sama täpne kui mündivise. Uus lähenemine tõstis äraarvamise täpsusega 80% peale. Kuigi see protseduur pole perfektse täpsusega, on tegu lootust andva meetodiga ning hea näitega olukorrast, kus teaduslik psühholoogia leiab praktilist rakendust.